meie Palmse mõisa majaperemehe Ants Leemetsa, et ta tervituseks konverentsi osalejatele ütleks mõned ilusad sõnad. Nii, ma annan sulle sellega ette. Sina saad mul panna selle käima. Sellega saab siia poole ka meelde. Ma annan sulle sellega ette või? Kõigepealt tahaks tervitada kõiki neid, kes omal ajal tegid ühe asja ära, mis on jäänud ajalukku ja väga pikaks ajaks, nii et kõik need, kes tegid Lahemaa rahvusparki. Aga pilt, mis praegu tuleb, on ühe külastaja droonivideo ja võib-olla see pilt annab teile sellise mulje, milline on täna see Palmse mõis ajalooliste piltidel ja taastajad mäletased, milline ta oli. Ja see külastaja on lihtsalt lasknud siit linnu lendu ja sõitnud korra üle ja aeg-ajalt ma näitan oma töötajatele seda videot ja siis parandame siit kaudu vigu, et sealt tuleb puu maha võtta, seal tuleks mingi tee sirgeks teha. Et me ei pea täna häbenema seda, mis on loodud ja me anname endale väga selgelt aru, et ega see, mis meie täna edasi püüame arendada, et see kõik on loodud eelkõige tänu Lahemaa rahvuspargile ja tema eestvedajatele. Nii et minu enda mälestused hakkab peale sellest Palmse mõisast selle ajal, kui teda taastati ja näiteks olen jälginud, kuidas Presti paviljoni seda kivirinnatist üles laoti ja mis iganes muud aegadel siin on saadud käia, et meie oleme võtnud lihtsalt üle ühe teatepulga ja oleme seda hoidnud juba enda käes 13 aastat. Et selles mõttes meil läheb hästi, meil on palju külastajaid, meil ei ole võib-olla piisavalt jõudu teha kõiki asju korda. Et me selle aasta suur saavutus oli see, et Palmihoone täiesti avariiohtlik seisund sai siis likvideeritud ja see aasta lõplikult valmis. Me oleme selle aja jooksul teinud korda väga mitmeid hooneid, mis oli kokku varisemas, alates Moonamajast, Linnaserehi. Meil on veel rida hooneid, mida me täna ei suuda või ei ole suutnud ära teha. Näiteks Magasinait üle tee, kus täna pood asub. Või see aasta hakkame tegema õllekööki, mis on ka suhteliselt õnnetusseisus. Nii et me üritame näidata selle Palmse mõisa sellise rõõmsana ja sellisena, et see on üks uhke asi, mille üle võiksid uhkust tunda kõik need, kes on oma käe siia külge pannud 70. aastal või 80. või 90. või nüüd 21. sajandil. Kõigil teil on õigus olla uhke selle üle ja samas me oleme küll uhked, aga me teame, et see töö peab nagu jätkuma ja kõikide teie nõu ja abi on nagu väga vajalik. Selle video autor on üks meie külastaja ja mulle just väga meeldis see, et me ei ole seda tellinud. Keegi Martin tuli, sõitis üle ja nii me praegu elamegi ja ma tahan teile soovida kõike head ja veel kord suur tänu kõikidele nendele, kes on selle mõisa arenguks andnud oma panuse. Aitäh!